Tere, siin reaalajamajanduse videopodcastide sarja järgmine episood ja täna on mul stuudios hea meel tervitada Tarmo Kadakut, kes on väga pikk nimetus, kaasprofessor, õppetöö juht, majandusarvestuse valdkonna eest vastutaja Ärikorralduse Instituudis Tallinna Tehnikaülikoolis ehk TalTechis. Tere tulemast, Tarmo! Tänan kutsumast, Margus! Ja mina Margus Tammera, Eesti Raamatajate Kogu juhatuse esimees, reaalajamajanduse entusiast juba pikemat aega. Aga täna on meeldiv võimalus süveneda juurpõhjustesse, miks üldse reaalajamajandus on olemas. Ja sina, Tarmo, oled kindlasti üks neid inimesi, kes väga täpselt teab, kuidas Eestis üldse reaalajamajanduse teemaga tegelema hakati. Ja mäletatavasti olid sa ka üks kaasautoritest ühel olulisel uuringul, mida reaalajamajanduse osas viis läbi just Tallinna Tehnikaülikool. Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Jaa, väga hea meelega. Tõepoolest, Tallinna Tehnikaülikool on selle teemaga seotud juba mitmeid aastaid. Ja selline suurem stardipunkt oli see, kui me tegime oma kaaskolleegidega siis lisaks minule veel Robert Krimmer, Arto Aleshani, Mario Olesk ja Rolf Martin Soe ühe põhjaliku uuringu reaalajamajanduse kontseptsioonist ja siis selle kohta ka, kuidas see Eestis kehtib. Ja see toimus siis aastatel 2018-2019 ja selle käigus siis me analüüsisime sadu artikleid Web of Science ja Scopus andmebaasidest, siis sünteesisime kokku oma arusaama, et mis on reaalajamajandus, millest ta koosneb, mis kasusid ta pakub erinevatele osapooltele, lisaks, mis on vajalikud sellised nurgakivid tema juures, ilma milleta ta ei saa levida, ja ka siis see, mis on siis barjäärideks kirjanduse baasilt. Ja nagu mainisin, et siis ka tõime Eesti konteksti ja sisse, et selle käigus me siis intervjueerisime circa 30 erinevat spetsialisti eraettevõtetest, avalikust sektorist, eraettevõtetes välise liigendatusega veel, et olid siis e-arveoperaatorid, olid siis transpordisektori ettevõtjad ja olid kaasatud ka teadusvaldkonna esindajad ja nendest siis ka mõned välismaalt. Et seda siis ülevaade siis sündis ja mul on väga hea meel sellest siis täna siin rääkida. Suurepärane. Sa mainisid, et te uurisite mitut sadat erinevat artiklit, mis on reaalajamajanduse valdkonna kohta kirjutatud. Kas nende artiklite põhjal selgus ka, et kes on üleüldse leiutanud sellise termini nagu reaalajamajandus? Jaa, sellele me jõudsime välja, et kuigi see selline mainimine, mis me avastasime aastal 2002 Ludwig Siegele poolt ökonomist ajakirjas, siis enne seda oli ka selles valdkonnas kirjutatud, küll mitte siis seda terminit kasutatud. Oli siis seal Now Economy, oli siis seal Real-Time Enterprise, oli siis Just-in Time Economy, et erinevaid variatsioone oli, aga siis esimese kontseptsiooni või definitsiooni tema kohta siis andis siis Ludwig Siegel, ja kes kirjeldas siis reaalajamajandust niimoodi, et selle käigus siis tekkivad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad võimaldavad info jagamist minimaalse viivitusega ja siis ta sisse ka veel sellise füüsilise tööruumi, et mis siis kaotaks oma tähtsuse selle lähenemise juures. Ehk siis nagu mingisugune, ütleme, veebipõhine majanduse ökosüsteem, taust, taristu, infrastruktuur, kuidas iganes seda nimetada? Jaa, täpselt niimoodi. Ja siis meie oma uuringus siis tuginedes mitmesajale teadusartiklile, siis julgesime võtta ette oma definitsiooni selle kohta, et ta siis hõlmak tänapäeval kas siis sellist suuremat laiemat riiki või siis ettevõtet või süsteemi, kus siis on asendatud paberipõhine suhtlus elektroonilise suhtlusega. Ja siis, kus siis see info liigub siis äripartnerite vahel siis peaaegu reaalajas. Peaaegu reaalajas tähendabki ju seda, et tegelikkuses meil ei kanta neid majandustehingute andmeid üle momentaalselt,
vaid pigem siis, kui ühes süsteemis on asi salvestunud ja vajutatakse nuppu, et saada nüüd näiteks e-arve teele, siis hakkab alles põhimõtteliselt see andmeahel ju liikuma. Aga nüüd see vastaspool, ega ta tegelikult seda e-arvet samal hetkel isegi ei vaata, vaatab sel hetkel, kui on vaja hakata vaatama üle, et mis mul näiteks päeva jooksul on tulnud uued arved sisse. Et selles mõttes see reaalaja mõiste on siin natuke niimoodi tinglik ka. Jaa, et ma arvan, et ta esineb mingites lõikudes kindlasti päris reaalajaliselt, aga kui nüüd tuua sisse selline inimvaade, et millal inimene seda kasutab töötaja, siis jah, see võib tekitada sellise viivituse, et reaalselt võib ta süsteemis juba olla, aga nüüd see kasu saamine hakkab siis sellest, kui inimene on seda vaadanud, töödelnud ja edasi analüüsi teinud. Mida see 8 aastat tagasi tehtud uurimustöö siis välja tõi peamiste kasudena, et miks tasub seda reaalaja majandust edendada ja just nimelt Eestis? See kirjandusega tutvumine lõi meil sellise pildi, et me saame reaalaja majandust vaadata nagu sellises 3 osas ja need 3 osa on tegelikult mitte juhuslikult tekkinud, vaid üksteise peale toetuvad. Et esimene on see, et see reaalne andmekogumine, andmetöötlemine, infoedastus peab toimuma siis ettevõtte tasandil, ettevõtte sees. Ja sealt siis ettevõte saab omad kasud, milleks eelkõige on selline kokkuhoid ajas, mis siis saab vorstuda ka kokkuhoiuga rahaliselt. Ja siis ajaline kokkuhoid tähendab ka siis seda, tõesti see vahe nüüd, et kui andmed on kas siis tekkinud või sidestatud, töödeldud ja edastatud, et siis see tõesti läheb väiksemaks, kuna seal see inimtööjõu pool kaob ära. Mingid protsessid täitsa saab minimeerida või elimineerida, muidugi samas midagi tuleb asemele, ehk siis aega jääb rohkem, siis üle siis saab analüüsi teostada. Ehk siis selline esimene tasand oleks siis oma kasudega siis ettevõtte tasand. Et ettevõte siis saab enda sees juba ka digitaalselt ja automatiseeritud siis koguda andmeid, mis tal majas endas toimub, näiteks mis toimub laoliikumistes, mis siis läheb tootmisesse, kuidas seal see toode valmib erinevate etappide käigus, samamoodi palgaarvestus saab automatiseerida, eks jälle aega kokku hoida ja neid momente on veel. Ja nüüd, kui see ettevõtte sees on loodud, alles siis saab minna järgmise tasandi peale, mis siis on reaalamajandus ettevõtete vahel. Ehk siis me nimetasime seda ärivõrgustikuks, et juba andmete vahetus, infovahetus siis ettevõtete vahel ja seal see domineeriv kasu oli ka ikkagi jälle see kokkuhoiu pool. Et aja kokkuhoid, rahaline kokkuhoid ja nüüd midagi ettevõtete vahel, see juba andmed liiguvad, siis see kokkuhoid ju niimoodi akumuleerub. Ja siis 3. tasand oli siis see, mis puudutas juba sellist andmevahetust, infovahetust siis ettevõtete ja riigi institutsioonide vahel. Ja nüüd see kontseptsioon ütleb seda, et kui me tahame rääkida reaalamajanduse levikust, siis see fundament ettevõtte tasandil, digitaliseeritus, automatiseeritus, andmete kogumise, töötamise, info edastamisel peab olema. Ilma selleta me saaks rääkida reaalamajandusest, mis töötaks. Nüüd need kasusid tuli muidugi veel juurde, lisaks nendele sellisele tõhususele, mis igalt poolt läbi käib. Et aja kokkuhoid võrdub siis ka selline rahaline kokkuhoid. Aga see ettevõtte tasandi kasud, mis me siis sealt kirjanduse baasilt välja tõime, on siis see, et jah, peale see andmete digitaliseerimist ehk paberist andmete ületoomist siis digitaalseks ja seal hoidmisena ja edastamisena automatiseeritult, siis saab ka juhtimisprotsessi endi, mis ettevõtte sees toimuvad, automatiseerida ja siis integreerida paljude teiste vajalike selliste funktsioonidega. No, teame, et info ei ole eesmärk ise, vaid eesmärk on siis infobaasil mingeid häid otsuseid teha, ehk siis ka see nüüd kiireneb, otsuste tegemine saab varem teha, ehk siis olla nagu reageerida kiiremini sündmustele, mis toimuvad ettevõtte sees või ettevõttes väljapool. Ehk siis see teadmine, et kuidas meil läheb, tuleb varem kätte.
ja siis peaks ka info kvaliteet ennast parendama, kui me võrdleme seda paberil oleva informatsiooniga. Ja nüüd siis jah, see selline kiirem reageerimisvõime, et see siis jah, annab ettevõttele veel nagu prognoosivõime, nagu kohanduda uutele oludele ja nagu sementeerib ettevõtte edukat käekäiku. Nüüd jõudes selle ettevõtete vahelise kasuni, siis võiks öelda, et kui ettevõtetel on see IKT taristu olemas, siis ta leiab see parema ärakasutuse, et suurem selline kasutusvõimalused ja nüüd võrreldes neid ettevõtteid, kes siis omavahel liigutavad andmeid siis niimoodi reaalaja lähedaselt, eks siis võib öelda, nemad saavutavad ka teatud konkurentsieelise võrreldes nendega, kes ei ole seda teed veel läinud. Ja nii nagu iga uus selline olukord loob ka siis uusi võimalusi, siis võib sealt tekkida täiesti veel uusi teenuseid, tooteid sellest uuest keskkonnast. Ja siis veel organisatsioonid eristuvad, võimaldavad siis pakkuda juba seal koos tarneahelas erinevaid juba teenuseid oma siis klientidele, ehk siis tarneahelas olevad ettevõtted, kui nemad on ka siis omavahel niimoodi liitunud, ehk siis edastada andmeid, siis see ka loob täiesti uue sellise võimalused ettevõtetele. Ja siis tehingukulude vähendamine on siis ka üks kasudest, mis siis seal juurde tekib. Ja nüüd jõudes selle kõige laiema kontseptsioonini, kus siis andmed liiguvad juba ettevõtete ja valitsusasutuste andmekogute vahel, siis ka nüüd seal peaks tooma kaasa siis halduskoormuse vähenemise ja siis ka nüüd riigi tasandilt juba parema otsustamise, et kuidas läheb Eesti ettevõtetel üldse ja siis mingisugused ka kiiremad sellised reageerimised selle pealt siis saaks tekkida, siis äritegevuse läbipaistvus, ka nagu see vaade peaks minema selgemaks ja muidugi siis ei saa kõrvale jätta ka olulist teemat nagu selline kestlikkus, jätkusuutlikkus. Et siis kui paberil on vähem, siis on ka ju sealt suurem selline kokkuhoid. Ehk siis need on sellised põhikasud, mida me siis leidsime. Suurepärane. Akadeemiliselt tasandil lähenedes tundub, et kõik nagu peaks ühtses süsteemis toimima õlitatult, kui sellest kontseptsioonist lähtuksid kõik selle osalised. Sa mainisid ennem, et uuriti ka barjääre ja mis need barjäärid reaalses elus võiksid olla, et miks siis tegelikult sellist hästi õlitatult toimivat reaalaja majandus me täna praktikas laialt levinuna ikkagi ei näe? Jaa, kirjanduses barjääridest oli juttu ja siis me küsitlesime ka Eesti ettevõtteid nende koha pealt, et kuidas need siin Eestis võiks kehtida, aga jah, kirjanduse baasilt siis me grupeerisime 4 erinevat liiki selliseid takistusi või barjääre, mis siis tuleks ületada, et see reaalmajandus saaks levida. Ja esimene seostub sellega, et on ressursside nappused. See ei ole mingisugune uudis iga uue asja puhul, jah, et kui seda juurutada, siis on vaja ressursse ja siis otsused, kas me seda kulutame siin raha või ei kuluta. Aga jah, ega ressursside nappus käis läbi kirjandusest uute reaalmajanduse lahenduste siis arendamiseks. Ja ka siis ajanappus, et sellega siis tegeleda ja muidugi siis see kogu see digitaliseeritum ettevõtte, automatiseeritum ettevõtte eeldab siis seda, et äriprotsessid on ka muudetud sellele vastavaks. Ja võt siis ajarappus sellega tegelemiseks. Me teame, saame aru, et see on tegelikult möödapääsmatu, kes tahab seda teed minna. Et. Just. Teine siis grupp oli siis tehnoloogilised takistused, et kui nüüd tuua just sisse see ettevõtete vaheline info liikumine, siis võib olla see, et on saad ettevõtted erinevatel sellise arengutasemetel IT poole pealt. Keegi tahab küll saata, aga see vastuvõtja pool ei ole veel sellisel tasemel jõudnud, et ta saaks seda vastu võtta enda juures siis rakendada. Ehk siis see asi juba on selle koha pealt nagu katke. See nüüd seostub ka selle võrguühendustega ja siis legacy probleemiga, et mis määratab, defineerib seda ettevõtte arengu taset just digitaliseerimise koha pealt. Ja siis see ühildamatus,
erinevate lahenduste vahel. Ja nüüd need kaks, mis praegu sai mainitud, me vaatasime ka neid barjääre sellest vaatevinklist, et kes nüüd peaks esimesena siis neid ületama. Ja meil on kaks põhilist osapoolt, ettevõtted ja riik, ja siis need esimesed kaks jäid nüüd nagu ettevõtete kanda need muutused läbi teha. Aga ka riigil on siin väga suur roll ja just nimelt tehnoloogiliste takistuste ületamisel, et ühiste standardite kehtestamine, millest siis kõik väljakul olevad ettevõtted saaksid lähtuda. See oleks kaos, kui oleks seal see standardid puuduksid. Ehk siis nende seadmine, et andmevahetus saaks toimuda, ehk siis see jääks nagu laiemas vaates üldse nagu riigi, mis me siin all loeme, see on vajalik standardid luua, nimetame siis seda standarditeks. Ja nüüd siis tulles tagasi veel kolmanda sellise takistuse juurde, saab välja tuua organisatsioonilised barjäärid. Et jälle selline üldamatus ettevõtete sees ja nüüd selline psühholoogilisem pool, et ettevõtted hakkavad uusi asju juurutama siis, kui nad tajuvad seda kasu. Ja kui kasu ei tajuta, siis ettevõte ka seda investeeringut ja kulutust ei tee. Ehk siis arusaamine sellest, kui hea ja mis kasu ettevõte nüüd ise sellest reaalmajanduse kontseptsioonist saab. Ja siis veel ettevõtte sees, tööjaotus, tööülesanded, nendega seotud sellised üleminekud, muutused. Ja siis oli kirjanduses ka näha sellist takistus, mis seostus selliste erinevate väärtustega, et ka need mängivad rolli. Erinevad väärtused ettevõtete ja avaliku sektori vahele. Et see ka selline takistus on. Ja siis Eesti ettevõtete puhul tuli see eriti veel välja selline usalduse tähtsus. Et oldaks teadlikud, et mis meie andmetest saab, kui me nüüd juurdepääsu oma andmetele anname. Et need ikka jääksid siis hoituks ja ei leviks. Siin usaldus ka on üks suur selline barjäär, mis tuleb luua. Ja see on salvestuse hetkel ka üks ühiskondlikult avalikkuse huvi ees olev teema. Nimelt Rahapesu Andmebüroo räägib siin suure andmebaasi loomisest, päringute tegemisest küll pangakontodele ja igale poole mujale. Ehk siis tegelikkuses, kui me loome sellise ökosüsteemi, kus reaalaja lähedaselt andmed liiguvad ühest ettevõttest teise ja õigel hetkel jõuavad nad ka asutusteni, riiklikesse registritesse ja nii edasi, siis loomulikult võib tekkida see huvikoht mingitel asutustel, et nüüd me korjame registripõhiselt info kokku, liidame võib-olla veel midagi sinna juurde ja me näeme sisuliselt reaalaja lähedaselt, mis siis ettevõtetes toimub, millised tarneahelad käivituvad, kes on, ütleme siis ka head maksumaksjad, kes üritavad makse vältida ja kõik muud sellised andmed jookseksid sel juhul ju hapsti ühele või teisele asutusele kätte. Kas see nagu kõige suurema psühholoogilise barjäärina võikski olla see põhiline, miks täna meil ei ole läinud see reaalaja majandus veel massidesse? Eesti puhul jah, see vastustest juba tollal kõlas juba usalduse teema ja selline soov olla teadlik, et mille jaoks meie andmed kasutatakse. Et kui me anname juurdepääsu oma andmebaasidele, et mis neist saab edasi. Ja siin on jah tõesti, nagu võiks öelda, tekstida tuleb üks kord, et kui see kuritarvitus on toimunud, siis on kindlasti samm tagasi, ehk edaspidi ilmselt see andmete juurdepääs nii kergelt ei teki. Ehk siis umbes samalaadne teema nagu kiiruskaameratega, kus takkajärge saime teada, et meid kõiki on kogu aeg filmitud, pildistatud ja keegi on mingisuguseid otsuseid ja järeldusi ja asju selle põhjal ju teinud. Ja mingil hetkel, kui me saame aru, et siuke asi on toimunud, riik meid nuhib ja jälgib, selge see, et me tahaksime asja nii-öelda ära lõpetada, tahaksime olla nagu kindlad, et meie igat sammu ikkagi mingi valvas kaamera või mingisugune infosüsteem ei jälgiks. Tegelikult me mainisime alguses seda, et kõik saab ikkagi fundamentaalses mõttes alguse ettevõttest endast, sest need andmed, mida korjatakse, need on tegelikult ettevõtte enda majandustoimingute kohta käivad andmed
ja need andmed ei ole kättesaadavad otseselt ju mitte ühelegi teisele osapoolele, ei partneritele, tarneahela partneritele ega ammugi mitte riigile, et need andmed on iseenesest ju kuskil majandusinfosüsteemides. Kas majandusinfosüsteemid, kes on ju aastakümneid tegelikult seda teenust osutanud, kas akadeemilistest uuringutest paistis välja ka kuskil nende roll, mis on nende majandusinfosüsteemide roll kogu selle reaalajamajanduse ökosüsteemi ülesehitamisel? Jaa, tuli küll. Et me selle analüüsi käigus kaardisime ära ka sellised vajaminevad nurgakivid ja siis võimaldajad, mis on vajalikud, et see üldse saaks see kasu avalduda. Ja see siis tuli ka hästi selgelt välja, et me jaotasime siin ka nüüd, tundus, et võiks need vajalikud nurgakivid siis ka kahte gruppi jaotada, see tehnoloogilised ja teine organisatoorsed. Ja siin me ka veel vaatasime, et kes see nurgakivi peaks siis sellesse süsteemi panema. Jälle 2 suurt gruppi, kas ettevõtted või siis riik. Ja just nimelt siis tehnoloogiline nurgakivi number 1 oligi siis need majanduse tarkvarad. Et nende olemasolu ja muidugi nende võimekus siis integreeruda siis teiste süsteemidega, e-arveoperaatorid ja palju teistega veel, et andmed saaksid ja info saaks liikuda. Ja veel, see oli siis tehtud aastaid tagasi see teadusartiklite baasilt, aga juba siis käis läbi, et AI-l on väga suur roll ja nüüd siis aastad hiljem, tänapäeval praegu me aina seda saame kinnitada, et AI saab nende andmete pealt ikka väga palju ettevõtte jaoks kasu luua. Ja siis tema võib ka täiesti tuua ka reaalmajanduse jaoks nurgakiviga, järelevalvus nurgakivina. Nüüd, mis riigist sõltub, et see käis ka läbi ju tegelikult barjääride osas, et oluline nurgakivi on siis selline masinate vaheline sellise M2M, nagu eesti keeles siis öelda. Machine to machine. Machine to machine, just. Sellise suhtluse standardite kehtestamine. Et siin on jäänud kõlama kõige teistest võimalikest lahendustest rohkem siis XBRL, GL lahendus, mis siis võiks siin seda abikätt ulatada. Ja siis rääkides nüüd sellistest organisatsioonid tasandi ehitusblokkidest või nurgakividest, siis jälle selline number 1 on siis see, et kui äriprotsessid ei ole ümber kohaldatud ja automatiseeritud, siis andmed ja info liikumine nende erinevate etappide vahel on väga-väga vaevaline. Siis see on ikkagi nurgakivi selle juures ka. Ehk siis tegelikkuses iga ettevõte, kes tahab tuleviku selles reaalajamajanduse ökosüsteemis osaleda, peab vaatama kõigepealt peeglisse ja analüüsima oma äriprotsesse, saama aru, kus ma oma ajasiseselt oma äriprotsessidega olen ning vastavalt neid ka optimeerima. Samal ajal, kui riik on üles ehitanud raamistikku, et millist näiteks aruandlust kindlasti iga ettevõte peab esitama, on ta siis Maksuametile või majandusaasta aruandena ERR-registrile või hoopis statistikale, nendest kõikidest teemadest me oleme erinevates episoodides rääkinud, siis see majandustarkvara on tegelikult ainus reaalne tööriist, mille abil kogu see andmekogumine käib. Ja riik tegelikult ju toetab ka neid reaalaja majanduse projekte, kus majandustarkvarad saavad luua uusi liideseid näiteks andmepõhise aruandluse jaoks või e-arvete rakendamise jaoks, e-kviitungite jaoks ja nii edasi. Ja siin erinevad uuringud, mida on nüüd hiljem tehtud 2000-ndate alguses mitmel erineval aastal, näitavad seda, et selline kumulatiivne kokkuhoid on sadades miljonites eurodes. Aga tegelikult seda sadade miljonite eurode suurust kokkuhoidu ju iga väike üksik ettevõtja, ja Eestis on ju enamus ettevõtteid, mikro- ja väikeettevõtted, nemad üksikuna eraldiseisvana seda ei taju. Et kas siin nagu selline, ütleme, akadeemiline vaade võib tulla ettevõtjatele ja riigile appi ka, et kuidas tuua see 100-miljonilise suure kokkuhoiu tajumine üksik ettevõtja tasandile?
Jaa, et oma uuringu pealt me saame sellise väikese, ütleme, pisikese kasu tuua, mis siis kumuleerub lõpuks sajade miljonite suuruseks kasuks. Aga ettevõtte tasandil see kasu hakkab peale sellest, et kui nüüd on siis andmekogumine automatiseeritud, eeldusel, et siis varasemad digitseerimised on tehtud, andmetöötlus, info edastus, siis see kõik nõuab summa summarum vähem tööaega. Ja järelikult kuskilt nüüd jääb tööaeg üle. Sama asja pealt teeb üle ja nüüd saab seda ekstra saadud tööaega kasutada just nimelt siis ettevõtte juba käekäigu analüüsimise juures, paremate otsuste ettevalmistamise juures, otsuste läbiviimise juures, et see peaks sellise asja kaasa tooma, et võib-olla leitakse mingisugused ka kulusid, mis ei peaks olema enam nii suured, aga kõik see tuleb nende info baasilt. Ehk siis, kui ma mikroettevõtjana ütlen, et mis mul sellest kasu on, et ma hakkan e-arvet saama või saatma, siis tegelikult ta peaks nagu mõtlema kuidagi laiemalt, et kogu see võrgustik, läbi mille arved liiguvad läbi tarneahela näiteks kuni lõpuni välja, kui me selle võrgustiku osana oleme ka ise andnud oma väikese panuse oma näiteks 3 e-arve näol kuus, siis tegelikult see üldine kasu ühiskonnas ongi võib-olla see 100 miljonit, mida siin analüüsid on välja toonud. Jaa, siin see 100 miljoni kogunemine, tundub, et ikkagi sõltub ettevõtte suurusest, et kui ettevõtte on väike, siis see tema osa sellest on ka proportsionaalselt väike, aga nüüd on meie suuri ettevõtted, kes need sammud ära teevad. Nemad panustavad ka selle 100 miljoni kokkuhoiduga siis kõvasti rohkem. Täpselt. Ja komponendid ju, millest me siin oleme aastaid rääkinud, on tegelikult need samad e-arved, e-kviitungid, e-veoseelehed, andmepõhine aruandlus, ehk siis kõik need asjad kokku annavadki ju selle sama süsteemi reaalaja majanduse toimiva taristu, millest me siin akadeemilises töös 8 aastat tagasi alustasime. Ja tegelikult selle 8 aasta jooksul on päris palju ära tehtud. Näiteks täna aastal 2025 e-arve on sisuliselt ju läinud kohuslikuks. Ehk siis me ei saa enam öelda, et me ei tea e-arvest mitte midagi või arvame, et see e-arve on lihtsalt mingi e-kirja küljes olev PDF, nagu võib-olla isegi täna mõni inimene arvab. Ja kui me jälle tuleme juurte juurde tagasi, siis tegelikult peaks iga ettevõtja mõtlema eelkõige ju oma efektiivsusele, oma protsesside optimeerimisele. Samas väikesed mikroettevõtjad, kui nad osalevad läbi tarneahelate suurte ettevõtete juures, siis suured ettevõtted tahavad palju rohkem andmeid, palju detailsemalt, kas või selle tõttu, et nende aruandluskohustuse nõudmised on ju suuremad. Kui me siin räägime kestlikkuse aruandlusest, mis tänase seisuga on küll paar aastat edasi lükatud, siis kestlikkuse aruandlus näeb ette, et me korjame üsna detailseid andmeid, mis võivad pärineda sadadelt või tuhandetelt mikroettevõtetelt, mis tähendab, et juba seal peaks mikroettevõtja arvestama, et ta paneb oma e-arvele näiteks mingisugused detailid kirja, mis võimaldavad läbi tarneahela liikudes jõuda ka selle suure ettevõtte kestlikkuse aruandesse. Täpselt nii, et see ongi nüüd see näide, et mis kirjanduses ka oli, et ettevõte võib saavutada selle kaudu konkurentsieelise, et väike ettevõte enamasti ju teenindavad, müüvad oma kaupu, tooteid, teenuseid suurematele ettevõtetele. Ja kui suur ettevõte nende väikeettevõtete kliendina on siis ka oma protsesside automatiseerinud, siis ta enam ei taha, et tema hästi töötavasse süsteemi liivaterake satub, et tuleb üks paberarve või PDF-arve. Ja siis erandite menetlemine, töötamine, protsessimine on väga, väga kulukas. Ettevõte pigem otsustab, et ma valin sellise väikeettevõtte, mikroettevõtja, kes suudab ka mulle e-arve pakkuda. Ja siin on ju näiteid aastast 2019, kui kehtestati kohustus avalikule sektori esitada ainult masinloetavaid arveid. Ja esimeste kuude jooksul oli täiesti mitmeid näiteid, kus mõni vallavalitsus keellus oma seni näiteks Pagari töökoda või Lillepood arveid vastu võtmast käsitsi või ka PDF-kujul öeldes, et meil on sunnitud võtma vastu ainult masinloetavat arvet, me ei saa enam sinu saia või lilli osta. Ja paraku siis olid ka need väikesed lillesalongid või Pagari töökojad sunnitud leidma need viisid, kuidas siis see masinloetav e-arve lõpuks koostada ja teele saata. Ja siin ju riik on olnud kogu aeg abiks, näiteks RIK-i
Registrite Infosüsteemide Keskuse e-arveldaja nimeline programm, seal saab ka täna suhteliselt odavalt esimene aasta isegi suisa tasuta neid e-arveid koostada ja saata. Ja omakorda lisaks sellele e-arve teemal on ju väga suurte sammudega edenenud ka andmevahetuse teema, ehk siis nii andmevahetuse ettevõtete vahel kui ka andmepõhine aruandlus. Täna riigi initsiatiiv on ju, et me ka majandusaasta aruandeid saaksime ühe klikiga saata läbi andmesilla rakenduse, mis on aastal 2025 nüüd juba 4 tarkvaras olemas. Samuti on tulemas käibedeklaratsioonide, tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmepõhise aruandluse edastamise võimalus. Statistikaamet on siin olnud eesirinnas juba aastaid, tööjõu- ja palgakulude aruannet on saanud edastada andmepõhiselt. Ehk tegelikult need 8 aasta edusammud, mida me võib-olla hästi ei märka, on siiski olemas. Ja kui sa nüüd akadeemiliselt vaatad, kas siis see 8 aasta jooksul tehtud töö, mis Eesti riigi poolt ja ettevõtete poolt on tehtud, majandustarkvara lahenduste poolt on tehtud, kas see kõik liigub selles õiges suunas, on ta selle kontseptsiooni järgimisel sama õige raja peal, nagu 8 aastat tagasi sai uurimustöös välja toodud? Suures pildis saab öelda, et on küll. Kindlasti oli tollal asju, mida me ei osanud ette näha, aga mis on nüüd aja jooksul tekkinud ja mida me ei osanud tollal veel sisustada. Aga praegu näiteks, kui tõid nüüd välja praegu Statistikaameti tegevused, siis see on väga tänuväärne, mis nad teevad just kogutud andmete tagasipakkumisega ettevõtetele. Et kui natuke fantaseerida ja mõelda sedasi, et paljud ettevõtted on andnud siis teatud andmetele juurdepääsu on andmebaasidest ja see liigub siis automaatselt siis ka nüüd Statistikaametile, siis see ei peaks olema ainult kord aastas, kus siis tekib ülevaade, kuidas riigiettevõtetel läheb, riigis toimuvatel ettevõtetel, vaid märksa tihedama sammuga. Ja see ongi siis see näide sellest, et kuidas siis ka nüüd riigi tasandilt saab siis ülevaate, et kuidas ettevõtetel läheb. Praegu jah, maksuandmete peal seda midagi välja loeb, mis on ka nagu kord kuised, aga kui veel tihedamalt ja veel muid andmed sinna kaasata, siis see ülevaade ettevõtete käekäigust läheb täpsemaks, saab see sektori põhjust välja tuua, saab veel vaadata segmentide lõikes, suured, väikesed ettevõtted, piirkondade lõikes, ja siis saata tagasi neile sellist summeeritud andmeid. Just, kusjuures siinkohal kuulajatele, vaatajatele tuletaks meelde, et riigil puudub igasugune ligipääs konkreetsete ettevõtete ja konkreetsetesse majandusinfosüsteemidesse. Ettevõtjad ei anna ega hakka kunagi andma ligipääsu oma andmebaasidele, vaid nad ikkagi agregeerivad teatud andmed ära ning saadavad selle edasi riigiasutustele. Majandus- ja kommunikatsiooniminister mõned kuud tagasi suisa rääkis, et tulevikus on Eesti ettevõtjal võimalik esitada riigile ainult üks aruanne. Mis ilmselt on mõeldud niimoodi, et tinglikus mõttes üks aruanne, tegelikult on neid andmete kasutajaid, võib siis öelda aruandmete kasutajaid ikka täpselt sama palju, nagu neid riigiasutusi on ka täna. Kokku vist oli 21 riigiasutust, kes koguvad ettevõtjatelt erasektorilt mingisuguseid aruandeid. Ja kui me nüüd mainisime siin kõiki neid Rahandusministeeriumi või Justiitsministeeriumi alla kuuluvaid asutusi, siis lisaks on ju ka Keskkonnaamet ja teised, PRIA näiteks, Põllumajanduse Registrite Infosüsteemide Amet, kes reaalselt koguvad täiesti erispetsiifilisi andmeid ja Statistikaameti küsimustikud samuti küsivad andmeid mitte ainult majandustehingute kohta, vaid ka mingisuguste muude parameetrite järgi ja kohta. Kui me jälle selle reaalaja majanduse teema juurde nüüd tagasi vaatame, 8 aastaga oleme saavutanud suhteliselt palju ja järgmise 8 aastaga võib-olla õnnestub jõuda ka sinna helgesse tulevikku, et kõik, kes siin osalevad majandusruumis, on seotud ühtsesse digitaalsesse nagu reaalaja majanduse ökosüsteemi. Siis kuidas neid ökosüsteemi osi üldse inimestele paremini tutvustada? Siin vist on üks hea näide ka, et Taltechis on loodud majandusarvesse digilabor. Et mis asi see digilabor on ja mida selle abil siis teha saab? Ja just, et loomisel oleva digilabori siis üks roll on ka see, et koondada sinna siis vajalikud tarkvarad
näitamaks, kuidas reaalmajandus saaks töötada. Ja selle jaoks jah, me oleme siis kogunud sinna tarkvarasid alates siis majandustarkvaradest, e-arveoperaatoritest, veel teisi sinna kõrvale, et me saaksime siis seda andmevoogu edastada, näidata, kuidas see toimiks. See on ju suurepärane ja akadeemilise õppeasutusena te ilmselt erinevates õppeainetes saate siis näidata neid erinevaid reaalaja majanduse tahke konkreetsete näidete varal ja ala juhtimise arvestuses või oma hinna arvestust puudutavates kuluarvestuse temaatikates või minugi poolest mingites ärisüsteeme tutvustavates õppeainetes. Ehk selles suhtes me ei saa rääkida sellest, et inimesed, kes näiteks Tallinna Tehnikaülikooli on lõpetanud, ei tea mitte midagi ei e-arvetest ega andmepõhisest aruandlusest. Jaa, täpselt, et see aluspõhimõte selle digilabori loomisel oligi see, et meie lõpetajad oleksid teadlikud kaasaegsetest töövahenditest. Ja kui me mõtleme praegusest siin +5 aastat nendeks ettepoole, siis väga suure tõenäosusega on need, mis me praegu digilaboris niimoodi natukene unikaalsete lahenduste näitame, on täiesti igapäevased. Ja me tahame, et meie lõpetajad oleks juba praegu sellega kursis, kuhu poole on majandusarvestus, andmevahetus, kõik see, mis ettevõtte jaoks on oluline, et ettevõtet hästi juhtida on liikumas, siis oli paratamatu ka see, et selline asi tuleb luua. Et kompleksselt siis hoida seal tarkvarasid, neid uuendada pidevalt, sest tarkvararandajad ka pidevalt oma tooteid uuendavad, värskendavad, et meil oleks seda update itud ja õppejõud jah, siis tõesti oma igapäevase õppetöödes saaks seda siis näidata, demonstreerida. Ja ka veel sellise funktsionaalsusega, et siis muidugi ka tudengid saavad seal siis kaasa lüüa, käed külge panna. See on ju suurepärane. Me ei saa ilmselt üle ega ümber juba korra mainitud tehisintellekti teemast. Me oleme erinevates episoodides sellesse teemasse veidi süvendatult vaadanud ka ja siin Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse valdkonna juhiga rääkinud sellest, samuti AI ekspertidega rääkinud sellest, et AI võiks tulevikus mängida olulist rolli ka ettevõtete vahelises andmevahetuses. Kui sa nüüd akadeemilise poole esindajana vaatad seda asja, siis kui kaugel võiks olla see tulevik, et mul on 2 partnerit, 2 ettevõtet, kelle majandusinfosüsteemide juures istuvad mingid nii-öelda agendid, AI agendid ja need omavahel sõlmivad tehinguid ning kontrollivad üle, et asjad oleksid kõik õiged ja mõlemal pool õigesti kajastatud. Ma arvan, et muutused jõuavad meieni kiiremini, kui me oskame ise arvata. Et see aeg ei ole kaugel. Kindlasti on ettevõtted, kes juba sellega praegu tegelevad ja isegi kus need andmevahetused töötavad. Laiem levik, jah, ma arvan, et kui me räägiksime nüüd 5 aasta pärast sama juttu, siis me saaksime öelda, et võt, kui palju neid taolisi juba automaatseid andmevaheltajaid on, kes siis majandustada tarkvarade küljes on ja ise siis andmeid juba nende vahel vahetavad. Jaa, see kõik tundub selline mõnus ulmeline tulevik ja konkreetselt minu taust on olnud selline, ma olen viimane 40 aastat näinud, mismoodi raamatupidamise automatiseerimine on toimunud ja tuletan meelde, et aastatel 90, kui personaalarvutid jõudsid ettevõtetesse, siis olid raamatupidajate jaoks mõeldud tööriistad just need samad majandustarkvarad. Täna võiks öelda niimoodi, et see majandustarkvara ei ole veel ju lõpuni evolveerunud selliseks nii-öelda ettevõtja jaoks kasutatavaks. Ehk siis ettevõtja peab ikkagi ju täna omama teadmisi, kuidas just nimelt seda raamatupidajate jaoks mõeldud tööriista efektiivselt kasutada. Kas siin võiks tulevik olla ka selles stiilis, et digilaboris näiteks on lahendused, mis on suunatud nagu otse ettevõtjale, mitte enam niivõrd sellele raamatupidajale? Jaa, meil praegu juba on seal tarkvarad, mis ka tegelikult seda tööd juba või seda funktsionaalsust juba täidavad. Et, ja see on siis aruandluse ettevõtte juhtimiseks, mis saab muidugi alguse siis ettevõtte majanduse tehingutest, aga nüüd nende pealt siis jah, vastavad aruannete loomised juhtidele, keskastme juhtidele, et ettevõte saaks siis hästi olla juhitud, otsused tehtud, head ja nii edasi. Et ka sellised tarkvarad seal on olemas, mis sellist laiemat pilti tõesti nagu toovad.
välja ja ka veel, kuna tarkvarad on muutunud aina rohkem kasutajasõbralikumaks, siis ei pea olema nende lahenduste juurutamisel enam väga käinud ülikoolis õppinud IT-d aastaid, vaid ka mõnede kursuste järgselt juba on võimalik neid rakendusi ja siis luua ja uusi aruandeid luua, päringuid seada ja nii edasi. Et see kõik liigub selles suunas, et tõesti see, no sa ütlesid, et siis see raamatupidamislikud andmed on nagu üks maailm ja juhtimise jaoks on teine, siis tegelikult nende integreeritus saab olema veel suurem ja juhtidele palju sõbralikum, kui võib öelda, et praegu on. Jaa, see on ju suurepärane. Aga meie stuudioaeg hakkab hetkel lõppema, mis tõttu tõmbaks otsad kokku ja võiks siis öelda niimoodi, et kui nüüd 10 aastat saab sellest 2018. aasta uuringust, siis võib-olla tuleb mingi uus uuring, mis ütleb, milline see status quo sel hetkel on. Ja sealt pealt siis tuuakse mingid järeldused, mis siis järgmise 5-10 aasta jooksul peaks tegema. Aga ma arvan, et sellega me praegu siin piirdume. Stuudios oli härra Tarmo Kadak, kaasprofessor, õppetöö juht, majandusarvestuse valdkonna juht, ärikorralduse instituudist Tallinna Tehnikaülikoolist ehk TalTechist. Ja mina Margus Tammera ja Eesti Raamatute Kogu juhina ikka ja jälle promon, et võtke kasutusele e-arved, mis nüüd on ju kohustuslikud, rakendage e-kviitungeid nii palju kui võimalik, kasutage andmepõhise aruandluse võimalusi nii palju kui võimalik ja kui on võimalik saada riigi toetusmeetmeid, siis kasutage neid ära. Aga aitäh, Tarmo, aitäh tulemast! Aitäh kutsumast, Margus! Aitäh, kuulajad!